tere õhtust kõigile, siin on Late Night Talks ja Ole Life'iga ja siin on meie kuulus Viibrer Esko ja mingi teine Esko ka. Et kuna Eskon on täitsa suured kuulsused Eesti YouTube'i maailmas, siis esimene küsimus oleks see, et kuidas tekkis teil või no millal tekkis teil idee alustada YouTube'i mist? Idee tekkis siis, kui me nägime Arpadi loodut ja me tahtsime teha midagi paremat. Ehk siis võib öelda, et härra Joosep Pinn inspireeris teid YouTube'iga alustama. Täpselt nii. Arpad on mu suurim iidol. Ma olen kindel, et see teeb Arpadi mingil määral rõõmsaks, kuna tegemist on siiski Eesti kõige kuulsama Minecrafti YouTuberiga. Arvatavasti ainukesega õgev, kes veel Minecrafti mängib. Aga nüüd järgmine küsimus oleks see, et kus tekkis mõte nimetada oma kanali Viibreriks? Kas see oli lihtsalt error? Kas te ei osanud Veebrer õigesti kirjutada? Või milles see värk seisneb? Ma räägin anekdoodi, et autistide koolis olid õpilased paigutatud 3 erinevasse ritta. Et ees olid need tublid õpilased, keskmises olid nagu enam-vähem okeid ja taga olid need kõige lollimad õpilased. Ja siis õpetaja küsis, et nimetage koduloom. Esimesest reast tõuseb käsi püsti. Kass. Õpetaja ütleb, jaa, väga tubli, kass on küll koduloom. Teisest reast tõuseb käsi püsti. Jaaguar. Õpetaja ütleb, no, jaaguar võib koduloom tõesti olla. Ja 3. reast tõuseb käsi püsti ja õpilane ütleb, Viibrer. Aga kas te olete mõelnud selle peale, mida see Viibrer võib tähendada? See ongi tänaseni müsteeriumiks jäänud tegelikult. Kas te arvate, et tegemist võis olla sükse salakavala sõnumiga, mis räägib tänapäeva ühiskonnast ja kõigest sellest, mis sellega võib viga olla? Ma arvan, et see on sügavamõtteline väljend. Olgu, aga viimasel ajal on teie kanalit tabanud suur edu ja palju uusi vaatajaid, et mis te ütleksite, et teie peamine edu saladus on? Võib-olla koostöö Ole Life channeliga, et peale seda vaatamised ja subscriberid lendasid lakke. Kas teil on Ole Life'ile mõni väike shoutout ka või midagi? Subscribe'iga Ole Life'i ja like'iga kõiki videosid ka. Olgu nii, aga nüüd on veel selline küsimus, et hiljuti oli teie kanalil hit-video, mille nimi on Tiit on tagasi. Et kas te olete isiklikult selle muusikavideo autorid või on see kellegi teise poolt tehtud? Tegelikult selle loo kaasautor on Kaifiki Pablo, shoutoutu Kaifiki Pablo, kes aitas seda lugu teha ja tema kaudu see jõudis meie kanalile see video. Ja nüüd siis paar viimast küsimust, et kindlasti nagu ma tean, siis te olite vastutavad Retsi filmi eest, mis oli ka suurepärane video, aga kui ma selle posterit nägin, siis ma pidin märkama ühte väga suurt viga seal, milles on fakt, et te olite mingil põhjusel minu nime valesti kirjutanud, et milles see jama seisneb? Mis jama sellega on, Raisk? Et ma arvan, et siinkohal ma pean võitlema mu sekretäriga rääkida ja kontorisse avalduse teha kõigepealt. Tehniline error või keegi on sisse äkkinud selle nime ära, ma etan seal meie üks kommenteerida seda. Et samas nagu see on nagu siuke natukene, ma ei tea, ootaks sellist vastuselt siukselt suurest YouTube'i kanalist nagu Joosep Pinn, kellele ma ei tea, Joosep Pinn pole ikka sama, peale seda kui Kraab temaga säker-mäkker tegi. Peale seda ei ole sama tõesti. Näha,
kuna me käime ikka samas klassis, siis on näha neid mentaalseid arme ta keha peal. Ja lõpetuseks küsiks veel seda, et kas teil on oma fännidele ja kõikidele teie austajatele mingi siuke mõnus sõnum ka? Ostke leivasuppi ja olge mõnusad. Ostke leivasuppi ja olge mõnusad. No ma ütleks ka, et subscribe'ige Ole Life'ile ja no mis seal ikka, olge mõnusad. Siinkohal võime lõpetada ka. Hittige like, subscribe'ige, olge mu sõbrad Facebookis, Legendide Liigas. Stalkige meid Twitteris, Instagramis, Tinderis, Snapchatis ja peace out.